Ja siis teel sinna ta räägib, kuidas see venna igatsus oli, tal olid kõik suhted olid sassis, ta naised ei saanud läbi ja lapsed olid ta kuidagi kõrvale pannud elus ja ta mõtles, et kui ma lähen sinna tuppa, siis mul saab kõik korda. Ja siis kui nad jõuavad sinna tuha, seal ei ole just suur tuba, lihtsalt sisse astub, nad jõuavad sinna tuha piirini, siis ta ütleb, et enne kui ta sisse astub, ma räägin selle loo lõppu, et kui mu vend jõudis siia ja astus sinna tuppa, läks tagasi ellu, siis ta sai päratu rikkaks. Ja siis ta tegi enesetapu. Ja siis kõik need mehed ja naised, kes seal toa lävel on, nad saavad aru, et see tuba ei tee rikkaks. Ta ei täida sinu kõige suuremat soovi selles mõttes, mida sa arvad, mis on kõige suurem soov, vaid see teeb selle soovi täide, mis sul tegelikult on kõige suurem soov. See, mida sa arvad, et see ei määra midagi, mis sul tegelikult on kõige suurem soov. Ja siis nad seisavad seal selle toa läve juures ja Stalker ütleb, et olete kohale jõudnud, et astu sisse. Ja mitte keegi nendest ei julge sisse astuda. Sellepärast nad ei julge seista silmitsi oma peeglik elus, mis on tegelik väärtus, nende tõeline vääris asi elus, mida nad ajavad taga. Erich Fromm, üks psühhanalüütik, tema on öelnud niimoodi, et kaks võimalust elada. Kas omamisel orienteeritud elu või olemisel orienteeritud elu. Ta ütles, et kui ta hakkas inimesi aitama psühholoogina, siis ta avastas seda, et inimesed, kui nad tulevad oma probleemiks, siis nad määravad selle järgi, et mis mul on. No, mul on asjad, mul on maja, mul on naine, mul on Jumal isegi, et nad ütlevad, mul on Jumal, mul on kirik, hoiavad sellest kinni. Ja ta ütles, et ma hakkasin huvituma, mis saab inimesest siis, kui ma võtan tal kõik need asjad ära, mis tal on, mille järgi ta ennast määrab. Nii nagu hiipid täna, kui sa võtad inimesed kõik ära, mis tal on. Mis saab inimesest, mis jääb inimesest järgi? Ja ta ütles, et ma avastasin, et enamustest inimestest jää midagi järgi. Siis on kogu oma elu panustanud sellesse, mis mul on. Ja siis ütleb, et on mõned üksikud inimesed ajaloos ja Jeesus on üks nendest. Kelles ei muutu mitte midagi, kui sa võtad tal kõik ära, isegi võtad elu ära. Sest tema on elanud olemisele. See, kes ta on, see, millised suhted tal on, ongi tegelikult kõik, kes ta on. Ja me tahaksin soovida sulle ka, et kui sa mõtled ennast selles maailmas, kus on tegelikult väga palju pakkumisi asju, siis mõtle mitte selle peale, mida sa võiksid omada, vaid kes sa võiksid olla ja millised võiksid olla need suhted, mis on püsivalt väärtuslikud. Minu jaoks on need suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega. Ma lõpetan looga ühest oma sõbrast Tartus. Ta on üks Tartu rikkamaid inimesi. Ta on Eesti 100 rikkama inimese hulgas. Paar aastat tagasi öeldi talle, et mees, su elu läbi. Sul on verevärk, luuüdis on vähk. 80% on sul kõik, kogu organism on vähki täis. 2 nädalat umbes on eladus. Ta on nii rikas mees, et tal oli mitte 3 maja, vaid tal oli 3 naist. Ja meil paljud autosid, igas toas on suur LCD telekad. Kõik on olemas, mis inimesed võiks olla. Ta ütles, et ma arvasin, ma olen uhke mees ka, et mul on 3 naist ja kõik tahab mu elada ka. Ja siis, kui ta jõuab sinna välja, et arst ütleb talle, et kui ta küsib, et kas mul on veel lootust, et igas olukorras on veel mingisugust lootust, aga üldiselt. Ja siis ta tuleb Jumala juurde. Ta ütleb, Jumal, kui mina astun siit igavega, siis ma ei taha astuda niimoodi nagu ma olen. Ta korraga mõistab, et kõik see, mida ta oli kogunud, ma olin nii palju pettud selle nimel, et saada kõik need asjad endale. Ma mõtlesin, et ma ehitan sellega ennast üles ja ma olen jälle lahe mees. Ja korraga ta ütleb, et kõik see on kadunud. See ei tähenda mitte midagi. Ja ainukene, mis jääb, on see, et mul oleks Jumalaga suhe. Et mul oleks need suhted, mis ma olen tegelikult elanud ka valeks, oleks võimalik veel õigeks teha. Ja siis ta paneb põlved maha ja palub,
Jumal, anna mulle andeks, ma olen valesti elanud. Ja siis ta ütleb mulle, et ma tean, ma olen piiblist lugenud, ma peaks saama ristitud ka. Kas ma võiksin saada ristitud? Ta oli just haiglast tulnud keemiaravit ja pidi jälle esmaspäeval minema haiglasse. Ma ütlesin, no teeme ära pühapäeva lõunal. Ta oli nii nõrk ja jõuetu, et ta ei jaksa lihtsalt kirikusse tulla. Ma läksin ta koju, loomulikult on tal kodus ka suur bassein. Ja siis tegime selle ristimise seal samas, tema kodus. Ja ta tegi seda südamega. Järgmine hommikul läks ta haiglasse, võeti vereproovid. Ja siis ütleb talle, et ma pole nii häid vereproov veel näinud kunagi. Teeme luuvidi proovi ka. Teevad luuvidi proovi ja teisipäeval saab vastused ja öeldakse, et mees saab täitsa tervised haiglas veel näinud. Ja siis istume temaga tema magamistoas. Vaatame suurest aknast välja ilus ema jõgi poole. No täiuslik kodu. Ja siis ta ütleb mulle, et Väinus ei kujuta ette, mida tähendab ühel päeval teada, et sa sured. Ja järgmisel päeval sul öeldakse sul terve elu ees veel. Ja siis ta ütles mulle, et ma tahan elada teisiti nüüd. Ma olen aru saanud, et kõik see, mis mul on, ei ole tegelikult see, mida ma olen igatsenud. Ta jätab oma 3 naist kõikus sinna paika. Ta läheb tagasi oma esimese naise juurde. Ta palub tal vabandust, ta lepib temaga ära. Ja nad abielud uuesti. Ka tema naine tuleb usule selle peale. Ta hämmingus, midagi neist on võimalik. Ta tütred said ristitud suvel. Tulid kogudusse. Ja nende lapsed. Terve see pere on muutunud. Nad elavad täiesti uut elu. Ja täna ta ei kahma enam midagi endale. Ütleb, kuidas ma saaksin toetada seda, mida teeb Jumala riik selles maailmas. Ja teate, kui ma temaga olen suhelnud, ma olen mõistnud, et kui niisugune inimene, niisuguse looga, mis on täielik ime, mõistab ära tegelikult, mida Jeesus ütleb, et külluses ei ole inimese elu sellest, mis tal on. Kui sa elad ainult isenese jaoks. Ja kui selline inimene ütleb, et ma tahan olla rikas Jumalas, mitte varandusega, aga rikas Jumalaga, elada teisiti, siis palju enam sina. Ja ma arvan, see on targa valiku, kui sa seda oma elus silmas pead. Õnnelikku elu teile.